Tervist! Pärast mu eelmist videot, milles ma loetlesin üles hulga põhjuseid, miks on regulaarne jõutreening hea ja tegelikult isegi hädavajalik, otsustasid sa, et võtad ennast kokku, teed endale suure teene ja hakkad regulaarselt külastama jõusaali. Aga mida teha, kuhu joosta ja mida enesega kaasa võtta? Kui sa ei ole kunagi käinud jõusaalis, siis on need küsimused väga tavalised ja asjakohased. Ma usun, et on palju inimesi, kes küll tahaksid teha jõutreeningut, ent ei tea, kus ja kuidas ja mida ning jätavad seetõttu selle plaani pooleli. Selleks, et sinuga nii ei juhtuks, teen siin väikese ülevaate sest, mida silmas pidada ja kuidas valmistuda oma esimeseks saalitreeninguks. Minu esimene soovitus on võtta enesele vähemalt mõneks ajaks personaaltreener. Jah, on kallis küll, ent elu ja tervis on veel kallimad. Eestis on väga palju häid personaaltreenereid ja kindlasti leiad sa sellise, kes sulle kõige paremini sobib. Kui jääd siiski treeneri otsimisega hätta, siis kirjuta mulle ja ma aitan sul leida tee sellise treenerini, kes päriselt teab, mis teeb. Kui hästi läheb, siis võib juhtuda isegi nii, et saame sinuga koos jõusaalis hantleid tõsta. Kui sa siiski otsustad julgelt pea ees vette hüpata ja minna jõusaali üksi ja iseseisvalt, siis on seegi täiesti okei. Ent mul on sulle mõned näpunäited ja soovitused, mis aitavad sul seda teekonda iseseisvalt alustada. Näpunäide number 1. Vali välja oma jõusaal. On oluline, et jõusaal oleks su elukoha või töökoha või nende 2 punkti vahel liikumise lähedal. Kui sa elad Tallinnas, siis ei ole selle soovituse jälgimine keeruline. Kui elad mõnes väiksemas kohas, siis do your best. Tavaliselt saab saalidesse võtta kodulehe kaudu proovitreeningu. See on mõistlik variant, veendumaks, et see saal on sama hea, kui kodulehel lubatakse. Kui võimalik, siis ma soovitan valida välja mõni jõusaali kett. See tähendab siis sama raha eest rohkem saale. Jõusaali kette on Eestis mitmeid, osad on nii-öelda säästuketid, kus jõusaalis eneses küll kõik vajalik olemas, ent administraator ja reeglina saun ja rühmatreeningud puuduvad või on neid rühmatreeninguid siis vähe. Ja ketid on harilikult odavamad. Traditsioonilisemad jõusaalid või siis jõusaali ketid, kus admin sind naeratades vastu võtab, on pisut kallimad, ent seal on jällegi rohkem mugavusi. Säästukettide saalide puhul on sul harilikult muide vaja soetada ukselukk. See on selline harilik väike tabalukk, mida saad osta enam-vähem igast koopist või prismast ja selliseid saale saad sa külastada 24/7 kas või öösel. See lukk on sul vajalik selleks, et riietusruumis oma kapp kinni panna. Kui oled enesele meeldiva saali või keti välja valinud, siis sõlmi pikemaaegne leping. Soovitan aastast lepingut. Esiteks on nii odavam ja teiseks aitab see sul oma lubadusest külastada regulaarselt jõusaali kinni pidada. Ikka lähed ju kohale, kui raha on makstud. Järgmise sammuna soovitan ma täpselt paika panna, millistel päevadel ja kellaaegadel sa hakkad jõusaali külastama, sest nii tekib heas mõttes rutiin. Pane need päevad ja kellaajad kalendrisse kirja ja ürita neist kinni hoida. Kui mõnikord täpselt planeeritud ajal saali minna ei saa, siis pole sest hullu miskit. Mine järgmisel päeval. Oluline on, et ei jäta vahele. Kellaaega planeerides tasub silmas pidada, et tööpäevadel kella 17 kuni 19 on saalides kõige rohkem inimesi. Nii et kui võimalik, siis ürita oma külastusaeg jätta väljapoole seda. Tippajal saali külastamine ei tähenda, et sa ei saaks trenni teha. Lihtsalt pead arvestama sellega, et treeningvahend, mida soovid kasutada, võib olla parasjagu hõivatud ja sa pead kas ootama või siis muutma oma harjutuste järjekorda. Kui oled päris algaja, siis on 2 tunniajast treeningut nädalas täiesti okei. Üle 3 treeningu nädalas ma algajale ei soovitaks. Treeningpäevad võiksid jaotuda nädala lõikes ühtlaselt ja nende vahele võiks jääda vähemalt 1 puhkepäev. Näiteks 2 treeningu puhul teisipäev ja reede või siis 3 treeningu puhul esmaspäev, kolmapäev ja reede. Selleks, et jõusaalis trenni teha, on sul tarvis treeningkava ehk siis harjutusi, mida teha. On väga oluline, et sa mõtleksid sellele enne jõusaali minekut, sest muidu jookseb sul koha peal juhe lihtsalt kokku.
kuna igal pool on nii palju inimesi ja masinaid ja kõik teevad midagi ja nii edasi. Ühesõnaga, tea, mis teed, ent arvesta ka võimalusega, et mõne masina taga võib olla pikem saba, mistõttu võiksid sul olla valmis vaadatud ka varuharjutused. Kui sa oled otsustanud personaaltreeneri kasuks, siis saad kava tema käest. Aga kui paned nii-öelda soolot, siis tuleb sulle appi sõber Google. Veebist on võimalik leida meeletutes kogustes treeningkavasid ja kuigi nende kvaliteet kõigub, on enam-vähem igasugune kava vähemalt alguses parem, kui minna esimest korda saali ilma selleta. No vaata midagi YouTube'ist või tõmba alla mõni rakendus. Alguses on suhteliselt oluline, et sa saad lisaks harjutuse nimele, mis ei pruugi sulle mitte midagi öelda, ka video, kus näidatakse, kuidas ja millega seda korrektselt sooritada. Kui sul on harjutustes tarvis kasutada mõnda masinat, siis ei tee halba, kui sa vaatad YouTube'i videost üle, kuidas antud masinat käsitleda. Näiteks kaablimasin võib algaja jaoks tunduda üks keeruline monstrum, ent tegelikult on sellega trenni teha lihtne, tõhus ja puhas rõõm. Mida endaga saali kaasa võtta? Mugavad spordiriided, vahetusjalatsid, pesemisvahendid, käterätik ja pudelvett. Riiete osas mingisugust dresscode'i ei ole. Oluline on, et tunneksid ennast nendes mugavalt. Kui sa arvad, et enesele uute ja ägedate trenniriiete ostmine annab sulle treeningute alustamiseks vajaliku enesekindlust, siis osta need endale ja osta need kõige ägedamad ja uuemad. Otsest vajadus selleks ei ole ja ma isiklikult soovitan võtta sees osas väga rahulikult. Jalatsite puhul soovitan ma tavalisi ketse. Kui sa oled algaja, siis sobivad ka suvalised jooksutossud, ent kui sa oled juba mõnda aega saalis käinud ja raskused hakkavad tõusma, siis muutub see, et sa täistallaga vastu maad oled juba natuke olulisemaks. Kindlasti ei tasu jõusaali minna sandaalide või plätudega, sest ebastabiilne tallaalune võib olla ebamugav ja aeg-ajalt ka ohtlik. Natuke jõusaalidest veel. Reeglina on keskmises jõusaalis nii-öelda kardioala, kus on jooksulindid, sõudemasinad ja jalgrattad. 5-10 minutit soojendust enne jõutreeningut on üldiselt soovitatav ja algaja võiks esimese variandina kasutada jooksulinti ja seda mitte jooksmiseks, vaid reipa tempoga kõndimiseks. Soovitan seda, sest seda on kõige lihtsam käsitleda. Trenni tegemiseks on hantliala, kus on vähe üllatuslikult palju hantleid, kange, peegleid, pinke ning masinaala, kus on suur hulk jõuharjutuste tegemiseks vajalikke masinaid. Kui sa oled enne saali sisenemist paika pannud, mida sa seal teed, siis hakka lihtsalt rahulikult ja sihipäraselt oma plaani ellu viima. Jälgi, kus ja mida teised teevad, see on alguses suureks abiks. Ka on enamikel masinatel peal väikesed kritseldused, kus näidatud, mida nendega treenida ja kuidas. Mis siis veel? Kui võimalik, siis otsi endale trennisõps ehk siis keegi, kellega koos regulaarselt jõusaalis käia. 2 pead on ikka 2 pead ja kui sul on mõnikord halb päev, siis veab su sõber sind saali ja sul on pärast hullult hea meel, et ikkagi läksid. Kõrvaklapid ja muusika võivad sul aidata ennast esialgu jõusaalis tunda mugavamalt. Nii et kui treenid üksi, siis on need suurepärased abivahendid. Söö enne jõusaali minekut, sest sul on jõuharjutuste tegemiseks tarvis jõudu. Süsivesikud on enne treeningut su kõige paremad sõbrad, päriselt ka. Ja ongi nagu kõik. Kui võtad arvesse neid soovitusi, mis ma sulle selles videos andsin, siis oled astunud väga suure sammu ses suunas, et regulaarsest jõusaali külastusest saab su päeva kõige parem osa, mida sa tõeliselt naudid ja mis tõstab su elukvaliteeti nüüd ja tulevikus. Oma järgmistes videotes räägin ma pisut sellest, milliseid vigu peaks jõutreeningut alustades vältima ja millised on jõusaali kirjutamata reeglid. Aha, ma näen, et kellelgi on küsimuse küsimiseks käsi püsti. Malle Vändrast, jah? Et mis mu särgi peal on? No. Nooremad inimesed vist ei tea, ent natuke vanemad said kohe aru, et see on Pamela Anderson rannavalvest. Ta oli mu elu esimene ja suurim crush, ent siis tuli Tommy Lee ja võttis ta ära ja tegi temaga igasuguseid koledaid asju. See lavi, nagu türklased ütlevad. Jõusaalis näeme!